Nii, tere hommikust, armas rahvas. Kuidas teil kõigil läheb? Peab ütlema hästi kõik kooris, eks ole nii. Jaa, tore teid näha kõiki, rõõm teid näha. Ma olen tulnud tõesti läbi sahiseva lume ja see tulemine ei ole lihtne, kui sa tuled sealt suure maante pealt ja nii edasi. Inimesed kõik sõidavad ettevaatlikult aga keegi küsis mu käest, kas ma tulin otse Pärnust siia, siis ma tahtsin öelda, ei, ma tulin läbi Hongkongi, oleks tahtnud tulla küll läbi Hongkongi, korraks saada sooja. Aga siin ma olen ja kuulates seda suusamatka asja, ma kuulsin, ütlesin Ellele, näjatasin tema suunas ja selle kommentaari peale, kui Kristjan ütles, keegi seal ära kaob või midagi, et olge mureta. Kui keegi ära eksib, probleemi pole, pastor jätab 99 ja tuleb kaadunule järgi. See kirjakoht oli mulle meelde, nii et igal juhul sõbrad, aeg jookseb ja ma panen ka siin aja jooksma. Ma tulen selle sõnumi juurde, mida ma tahaks teiega jagada täna. Oled sa ootamas midagi Jumala käest täna? On su usk üles õhutatud? On su vaimulik nälg terav? Amen. See on see eeltingimus, et asjad võiksid juhtuda. Ma räägin teile täna sellisel teemal nagu sinu isiklik nelipühi. Ja nelipühi võib olla igal pool, kus me iganes oleme. Ma tean, et Elle ja Kristjan kuulasid mu sõnumit, nii et olla täpne, te võite minna kohvitama juba teil. Pole vaja seda kuulda enam. Aga ma tahan pöörata koos teiega Apostlite tegude raamatusse. Ja nagu ma ikka ütlen, mulle meeldib raamat, piibel ja lugeda piiblit nii-öelda raamatust, sest see on piibel, mida ei pea laadima. Amen. Ja muuseas, kui sa kuskil bussis istud näiteks või sõidad kuskil avalikus, ma ei tea, rongis, kus iganes, ja loed piiblit niimoodi, siis keegi ei arva midagi erilist. Aga kui sa loed niimoodi, siis kõik ütleb, vau, mis tegelane see on. Ühesõnaga, sul on üks tunnistus juba selle läbi, et sa loed seda raamatut. Rääkides meie isiklikust nelipühist. Me teame, et nelipühi päeval Jumala püha vaim tuli siia maa peale. Ja mitte lihtsalt, et tuli keegi ja me ei tea, kus ta on ja kas on, vaid piibel ütleb, te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale. Nii et kui püha vaim tuli, tuli vägi. Amen. Tuli vägi. Jeesus ise ütles seda ja ma usun, et täna meie soovi-igatsus on ja väljakutse käia jätkuvalt selles samas väes. Ja et rääkides sellest tänase päeva võtmes, see viib mind tagasi siis esimese peatüki juurde Apostlite tegude raamatus, kus Jeesus peale oma ülestõusmist, piibel ütleb, et ta ilmus jüngritele 40 päeva. See võis olla auline, kas pole nii. Siin ja seal apostlid, jüngrid, Jeesus ilmus neile Emmose teel 2 jüngrile, naistele seal haua juures. Paulus hiljem ütleb ühes oma kirjas, et korraga ta ilmus ka 500 vennale, kes olid kõik koos. Nii et erinevad kohad, kus Jeesus ilmus, näitas ennast elavana, nagu ütleb Luukas mitme tõistusmärgiga. Ja siis, enne kui ta läks üles taevasse, ütleb meile siin Apostlite tegude raamat, et ta andis püha vaimu läbi käsu apostlitele. Nüüd Jeesus kahtlemata oli ühenduses taevaga. Me kõik usume seda, me teame seda. Ta ütles ise, et ma ei tee midagi, mida ma ei näe isa ees tegevat. Mida ma kuulen isalt, seda ma teen. Nii et mida iganes Jeesus tegi, ta tegi seda Jumala tahtes. Me kõik usume seda, kas pole nii. Ja siin ometi ta toob välja ühe erilise asja ja rõhutab seda, et siin Luukas ütleb, et kui ta püha vaimu läbi oli andnud selle käsu apostlitele ja see käsk oli oodata Jeruusalemmas isa tõotust. See oli kriitiliselt tähtis koguduse jaoks, et oodata püha vaimu väge
ja miks püha vaimu vägi tuli, et me võiksime olla tema tunnistajad. Amen. Nüüd tunnistamine ei ole ainult, et sa tunnistad sõnadega, kuigi me teeme seda, aga tunnistada ka oma tegudega, et Jumal teeb oma tegusid sinu läbi. Amen. Ja mulle meeldib see ütlus, mis kõlab niimoodi, et tema vägi minu läbi. See on väga lühikene ütlus, kas pole nii. Ja ma arvan, et see on hea vaikselt oma igapäevas, kus sa ringi liigud, mis olukordades iganes silmitsi seisad, pomiseda vaikselt endamisi, tema vägi minu läbi. Amen. Ma ei ole üksinda selles asjas. Ma ei seisa silmitsi nende asjadega lihtsalt inimlikust jõust, vaid tema vägi töötab minu läbi. Amen. Mitte lihtsalt mõningate jutlusteta läbi suure auliste tiitlitega inimesed või kes iganes me arvame, et Jumala vägi, aga sinu läbi, sinu vägi, tema vägi sinu läbi. Amen. Ja ma arvan, et see on hea praktiseerida seda ja ütle koos minuga, tema vägi minu läbi. See saab varsti omasemaks ja omasemaks, tunnistades seda. Ja Jeesus ise ütles, et kui te ei usu minu sõnu või siis uskuge neid tegusid, mida ma teen, sest isa on need teod andnud. Ja ma usun, et Jumal tahab imetegudega, tunnustähtedega, terveks saamistega, muude auliste asjadega jätkuvalt tänapäev näidata, et ta elab ja tegutseb. Amen. Me ei teeni surnud Jumalat. Me teenime üles tõusnud päästjat. Ja jüngrid pidid ootama, nagu Piibel ütleb, isa tõotust. See tõotus oli püha vaimu tulek. Kätte saamise viis oli oodata. Ootamine on tänapäeva kristlastele keeruline. Me ei ole harjunud ootama. Keegi ütle amen siin saalis. Ma tean, see on tõde ikkagi. Siin mõned juba ootavad, millal koosolek ära lõpeb. Rääkimata muust. Aga mõtle selle peale, kui Jeesus ütles neile minna ülemisse tuppa, ja ma alati mõtlen, kes seal alumises toas võis ikka olla, aga mehed olid ülemises toas, ja oodata seal. Nüüd Jeesus ei täpsustanud, kui kaua nad peavad ootama. Lihtsalt ütles, minge, oodake isa tõotust. Lisades, mitte kaua, pärast neid päevi pidi see sündima. Ja me teame, et see sündis tegelikult 10 päeva pärast. Aga 10 päevagi võtta ja oodata Jumalat. Ma arvan, et see mõte juba tundub nii suur meie jaoks. Kõigil neil olid oma elud. Kõigil neil olid pered. Neil olid arved maksta, kuigi sellise viisil asjad ei käinud tol ajal, aga tuues seda tänapäeva võrdpilti. Neil olid oma elud, väljakutsed, tegemised, täpselt samamoodi, asjad vajasid teha, loomad, ma ei tea, mis iganes, kõik asjad. Ja võtta oma elust maha see aeg 10 päeva ja oodata Jumala ees. Ja huvitav on see, et sa näed, et paljud teised piiblis ootasid. Abraham ootas tõotuse täitumist. Ta ootas enne, kui ta sai kuningaks. Mõned arvad 15-16 aastat. Sa näed inimesi läbi kogu püha kirja, kes ootasid, et asjad juhtuksid. Ja ma arvan, et see on üks asjadest, mida tänapäeva kristlane on natukene minetanud, sest meie elud on kiired, meil on tempo peal. On see nii? Jah? See põhiline asi, kui sa küsid kellegi käest, kuidas ta käsi käib, on see, et kiirelt. Tead, räägi, mis sul on. Mõni võtab telefoni, ütleb, räägi. On ju, see on umbes niimoodi, et tead, ma juba tahan ära panna. Ütle ära, mis sa vajad. Mu elul on kiire, aga kuidagi moodi Jumalaga, muidugi Jumal elab igavikus, tal on aega küll, asjad käivad teise rütmi järgi ja nii Jumalaga kui ka elus terviklikult on asju, mida meil tuleb oodata. Sa ei saa midagi palju teha, sa pead lihtsalt ootama. Isegi apostol Paulus ütleb, kui te kõik olete sooritanud, siis seiske nüüd. Teiste sõnadega, oota, lihtsalt ole. Hoia oma eesliini. Ja see on, mida nemad pidid tegema siin, lihtsalt ootama. Me kuulsime siin, pastor rääkis, teinekord sa pead palves ootama. Palvetad, kohe juhtu asi. Mida sa teed? Ütled, asi toimi, viskad selle asja nurka. Ei, sa seisad usus, sa ootad.
Eelia palvetas, piibel ütleb 7 korda ühe asja pärast. See on võimas Jumala mees, leiame tema piibli lehekülgedelt ja ta jätnud järgi esimese korra järgi, jätnud järgi teise, jätnud järgi 6, jätnud järgi, kuni ta sai vastuse. Teinekord me peame mõningaid asju ootama. Ja piiblis on hulga tõotusi ootamise suhtes. Eile õhtul ma vaatasin ühte kirja kohta, kus Taavet ütleb, et mu hing, miks sa oled rahutu minu sees? Ja see on väga nagu otsene võrdpilt sellest, et meil on kogu aeg nagu väike rahutus sees, kogu aeg peab midagi toimuma, kogu aeg on meil surve peal, mingid kohustused ootavad. Siis ütleb, et vastus sellele on see, et oota Jehovat, oota Jumalat. Ja läbi kogu pühakirja me näeme seda, Taavet ütleb mitmes kohas laulude raamatus, ma ootasin Jehovat suure ootusega ja tema kummardas minu poole. Amen. Jesaja ütleb, et need, kes Jumalat ootavad, saavad uut rammu lisaks. Midagi, mida sulle ennem ei olnud. Sul ei olnud seda väge. Aga sa ootasid teda. Mitte midagi muud ei teinud, ootasid teda. Ja sa lõpetasid ühe uue väega. Ja sõbrad, ma arvan, see on väärt. Oodata Jumalat. Ja see on midagi, mida me ei ole harjunud tegema. Rääkides ärkamistest läbi maailma ajaloo, ka siin samas Eestis, Azusa tänaval, Walesis, kus iganes, neid iseloomustas täpselt samamoodi. Nad lihtsalt tulid kokku, ootasid Jumalat. Ja Jumala vaim austas seda ja külastas neid. Muuseas, see sõna ootama on kreeka keeles perimeno, mis tähendab seda, et olla paigal, kuni asi juhtub. See ei lähe ennem ära. Amen. Ja piibel ütleb, kui 4 pühipäev tuli seal, siis nad olid kõik ühes paigas koos. Ma ütlen 10 päeva, kui me teeksime täna siin otsused siit edasi, 10 õhtut, või paneme ikka nagu nemad, 10 päeva järjest, me oleme siin koos, ootame Jumalat. Ilmselgelt väga paljud ei peaks lõpuni vastu, igasugused kohustused tulevad ülesse. Aga kui nad olid seal 10. päeval koos, püha vaim langes. Halleluuja. Nii et hea meel on, nagu ma ütlesin, et Jeesus ütles mitte kaua pärast neid päevi, sellepärast, et Ilmutuse raamatust ütleb niimoodi, et vaatama tulen pea. Ja me 2000 aastat ootame seda peatset tulemist. Aga siin ta ütleb, et peatselt püha vaim tuleb, mitte kaua pärast neid päevi. Nüüd, keda nad ootasid, oli püha vaim ja võime nii öelda püha vaimu isikut. Mitte lihtsalt tunnet, aga et püha vaim, Jumala kolmainu Jumala, püha vaim tuleks. Mõned nimetavad teda kolmas isik, kolmainu Jumala kolmas isik, ma ei tea, kas numbrid on, vaevalt, aga see mõte, et püha vaim tuli oma rahva, Jumala rahva keskele, ja mitte ainult keskele, aga elada meie sees. Et Jumal on sinu sees täna. Amen. See on võimas mõte. See on tõesti võimas mõte. Ja Jeesus nimetas teda teiseks trööstijaks. Nüüd teine trööstija, see sõna teine, tähendab just nimelt seda, et see ei ole mitte teine teistsugune, aga teine samasugune. Ehk Jeesus ütles, mina olen ära. Ma tegin imesid teie keskel. Ma tegin tunnustähti. Jumala tarkus voolas läbi minul, loomulikult läbi püha vaimu. Ja kõike, mida Jeesus tegid, ütles, et ma saadan, kuna mina olen ära teise minu suguse. Nii et püha vaim oli mõeldud või tulnud selleks, et jätkata seda Jeesuse teenistust siin maa peal. Ja püha vaim täna elab sinu sees, kui sa oled Jumala lapseks saanud. Amen. Tema elab sinu sees ja jätkuvalt tahab teha oma tegusid sinu läbi. Ütle kus minuga. Tema vägi, minu läbi. Amen. Nüüd, püha vaim ei tulnud lihtsalt pelgalt lohutama meid, kuigi eesti keeles piiblis kutsutakse teda trööstijaks ja lohutajaks, aga andma väge. Esimene peatükk 8. salm Apostlitegude raamatus. Aga te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale ja peate olema minu kuulutajad. Nüüd, püha vaimu kohta on mitmed asju, mida Jeesus õpetab. Üks on see, et ta on tõevaim. Mis tähendab seda, et mil iganes püha vaim räägib sinuga, ta alati räägib tõtt. See, mida ta ütleb, on tõsi.
ja teine asi, ta aitab sul tõde ära tunda. Me kuuleme igasugust asju enda ümber ja sa tajud tema läbi, mis asi on tõde. Teiseks, piibel ütleb, et me tunnetame teda. See sõna ginosko, kreekakeelne sõna on, mis räägib kogemuslikust, lähedasest tundmisest. Ja mul on hea meel, et seda on meile pühavaimu kohta öeldud. Et see ei ole lihtsalt, et üks niisugune kauge teadmine, midagi vist on, vaid ütleb, te tunnete teda, sa võid tunda tema ligiolu, sa võid tunda tema väge, sa võid tunda, et ta on kohal. Amen. Ja ma arvan, me kõik peaksime tahtma seda tunda. See on normaalne. Amen. Ta tuli oma koguduse keskele. Ta tahab anda tunda oma väge. Ta tahab oma ligioluga. See on, mida ta tuli tegema. Tahab olla teie sees, ütles Jeesus. Jällegi, ta ei tulnud, et külastada sind. Me küll palvetame aeg-ajalt, Jumal külast meid. Aga ta ütleb niimoodi, tahab olla teie sees. Mida see tähendab? Kolib sisse. Ta tahab kolida, kolib su sisse, jääb püsivalt sinu juurde. Piibel ütleb samuti, et ta tuleb appi meile palves. Ja mulle meeldib natuke seda selgitada, et vahest, ja pastor tegelikult nimetas seda ka täna siin, me ootame, et kui ma tunnen sellist erilist tunnet, vaat siis ma hakkan ülistama, siis ma hakkan palvetama, aga abistaja ei ole kunagi vastutav töö ära tegemise eest. Abistaja on vastutav tulema appi, kui see, kes teda appi palus, hakkab tegema midagi. Amen. Kui ma ütleks Toomasele, Toomas, tule aita mul puud ära laduda. See on muidugi pikk distants tulla puid laduma Pärnusse, aga ja mul puid laduda pole, see on lihtsalt näide, nii et ei mingit kohustust, aga ja Toomas tuleb laupäeval mu juurde ja ma ütlen talle, kuule, Tom tulid, aga tead, mul on selline lugu, et ma ikka ei taha ise välja üldse tulla, mine sina laua. Toomas ütleb mulle, hei, sa kutsusid mind appi, ma ainult abistan, kui sina hakkad laduma. Amen. Ja püha vaim ütleb ka, ma tulen sulle appi, kui sa hakkad palvetama. Samuti vaim tuleb teile appi palves, sest ei tea, kuidas paluda. Amen. Nii et sa hakkad pihta ja teinekord hakkad pihta nõnda, et sa ei tunne midagi. Aga siis ühtegi, kui sa jääd selle asja juurde, sa võid tajuda, kuidas püha vaim tuleb sulle appi, võtab sinu palve üle, teeb selle kergeks. Sa plaanisid võib-olla mõni minut palvetada ja leiad ennast mitu tundi põlvede peal. Amen. Ära lausa unustada, et sa oled seal palvetamas. Jeesus ütles samuti pühavaimu kohta, et ta kuulutab teile tulevasi asju. Mis iganes teemaga sa elus tegeled, ärimaailmas, vaimulikus töös, ükskõik mis, see on hea teada, mis tulevik toob. Amen. Ja ta kuulutab meile tulevasi asju. Nüüd, see on see, mida Jeesus püha vaimu kohta ütles. Ja 10 päeva need inimesed seal, 120, ütleb piibel meile, et nad olid koos, ootasid seal ülemises toas ja 4 pühipäeval on sellised sõnad siin kirjas, et äkitselt taevast sündis. Ja mulle meeldib see, kui midagi sünnib taevast. Amen. Nad olid maa peal tõstnud oma palveid, nad omalat oodanud ja äkitselt taevas reageeris. Midagi sündis taevast. Ja see, mis sündis, oli see, et püha vaim tungis siia maa atmosfääris sellisel viisil, et kõik nad kuulsid, nagu oleks kõva tuul puhunud, kõva tormi hääl. Kujuta ette seda, seal 1. sajandil nagu oleks Boeing 747 maandunud sinna Jeruusalemma keskele. Muidugi nad mõtlesid, mis värk toimub siin. Ei öeldud, et tuul puhus, aga see hääl oli nagu oleks tuul puhunud. Ja see kogemus, kui võiks seda niimoodi nimetada, see lõpuks täitis selle koja, kus apostlid olid kõik koos. Seal olid naised, 120 jüngrid koos ja nad kõik said täis püha vaimu, piibel ütleb, ja hakkasid rääkima võõraid keeli. Üks huvitav asi juhtus nendega, tuleleegid langesid nende peale või tulekeeled olla päris täpne. Muuseas, see sõna ongi sama sõna keeled, keelte rääkimine ja tulekeeled täpselt see sama sõna kreeka keeles. Need langesid nende peale, nad tuleleegis. Muuseas, aastad tagasi, ma olin noor kristlane, üks Brasiilia jutlustaja oli Pärnus
ja see oli tol ajal, kui digitaalseid fotosid polnud isegi olemas. Näitas mulle fotot, mis oli tehtud ühes Argentiina ärkamises, kus inimesed olid koguduses, ülistasid Jumalat ja keegi tegi foto lihtsalt teenistusest ja pärast ilmutades nägi, et inimesed olid leekides. Mingit tuld seal ei olnud. Keegi tuletõrjut ei kutsunud, polnud vaja, aga nad olid leekides. Ja muuseas, ma ei unusta iial ära, ma olin üsna noor kristlane ja vaatasin seda pilti, siis ta näitas mulle, aga vaata siia pildi suunda ja ütles, kas ei ole mitte ingel? Ja ma vaatasin, rääkis, vau, ongi nagu ingli näo kuju lausa ja seal olid mitmed nagu ingellikud olevused kohal ja nad olid seal tuleleekide ees. Annaks Jumal jätkuvalt oma tuld meie keskele, sõbrad. Amen. Me vajame Jumala tuld sel tunnil. Halleluuja. Ja Peetrus tõusis seal kõnelema, kui see rahvas oli kokku tulnud. Ja hakkas jutlustama, tsiteerides prohvet Joeli raamatust. Me ei pööra täna sinna, aga Peetrus tsiteerib seda siin teises peatükis salmis 17 ja ütleb, et see, mida te siin praegu näete, on profeteeringu täideminek, mida 700+50 kuskil niimoodi aastat tagasi prohvet Joel ette kuulutas. Ja mida ta ette kuulutas oli see, et vaata, viimsel päevil sünnib, ütleb Jumal. Kui Jumal midagi ütleb, siis see ühepoolest nii sünnib, et ma valan oma vaimu kõige liha peale. Halleluuja. Mis see tähendab? Keegi ei pea jääma ilma kõige liha peale. Keegi ei pea jääma ilma. Iga neljane hing saab kosutatud. Ja teie pojad ja teie tütred hakkavad ennustama. Sõna siin on tegelikult prohvetlikult kõnelema. Ehk teisisõnu, kui Jumala vaim tuleb inimeste üle ja õhutab neid, siis prohvetid rääkisid Jumalalt inimestele. Preestrid tõid inimeste vajadused Jumalale või Jumala ette. Aga prohvetlik kõne on ka, et on midagi, mida Jumal sinu sees teeb ja sa räägid seda välja. Amen. Teinekord sa palvetad kellegi eest ja ta ütleb sulle, kus sa teadsid nende asjade eest palvetada? See oli prohvetlik palve. Amen. Jumala vaim inspireeris sind, sa võib isegi ei teadnud, et see nõnda juhtub. Aga ta ütleb siin, et teie pojad ja tütred hakkavad prohvetlikult kõnelema, mis tähendab, siin räägitakse ärkamisest laste seas. Siin on sõna otseses mõttes juttu lastest, et Jumal külastab lapsi. Halleluuja. Mõned mõtlevad, et lapsed, mida need teavad, aga lapsed võivad väga tundlikud olla pühale vaimule. Amen. Saada täidetud Jumala vaimu väega. Kuulutada teistele. Asuusa tänaval juhtus need asjad. Ja siis ütleb edasi siin, teie noored mehed, siin on sõna otseses mõttes juttu noortest. Teie noored mehed näevad nägemusi. Ma ütleks selle kohta samuti. Ärkamine noorte seas. Amen. Kui sa saad Jumala käest nägemusi, sa pead olema ärganud. Halleluuja. Nii et see on see, mis vaimu väljavalamine toob. Ärkamine noorte seas, sul on ja mul on õigus seda uskuda Jumala käest. Teie vanemad uinuvad unenägusid nähes. Nii et kõik vanemad on ka kaasa arvatud sellest vaimu väljavalamisest. Ja neil päevil ma valan oma vaimu oma sulaste ja ümmardajate peale. Nii et ütleb, üks aktiivsus hakkab toimuma nende seas, kes issandat teenivad. Ja siin ei ole pastoritest. Iga üks, kes temaga kõnnib, ütleb, Jumal valab oma vaimu välja nende inimeste peale ja nemad prohvetlikult kõnelevad. Ja ma annan näha, pane tähele, imesid ülal taevas. Seda sõna siin võiks tegelikult tõlkida ka kui tunnustähed. Ja siis eesti keeles piiblis tunnustäht ja all maa peal. Seda sõna siin tunnustähed võiks tõlkida ka kui imed. Nad on nagu selles mõttes sarnased. Nii et Jumal ütles, kui ma valan oma vaimu välja, ja 4 päeval ta tegi seda, ta ütles, ühtlasi ma annan imesid. Ütle, kus minuga, tema vägi, minu läbi, Jumal tahab teha imesid täna päev. Ja ta ütleb siin edasi verd ja tuld ja suitsusambaid ja siis päike muutub pimedaks ja sõbrad, siin räägitakse lõpuaja sündmustest, enne kui Jeesus tuleb, mis ütleb seda, et Jumal tahab oma vaimu välja valada nii kaua seniks, kuni Jeesus tagasi tuleb. Halleluuja.
ma arvasin, see on hea uudis. Amen, halleluuja. Ja mõni ütleb, et ei, need imed lõppesid ära juba apostlitega ja see lõppes ära Jeesusega, mõni ütleb, või mõni ütleb, kui apostlite raamat lõppes, siis imed lõppesid ära. Aga minu piibel ütleb, et kuni lõpuaegadeni, ja me ei ole veel näinud neid lõpuaja kõiki sündmusi, Jumal valab jätkuvalt oma vaimu välja. Paljud teist usud, et Eesti vajab ühte värsket vaimu väljavalamist. Aamen, me kõik tunneme seda, me kõik vajame seda. Ja see peab hakkama kuskilt pihta, parem hakkab, kui see meist pihta. Üks teine oluline sündmus kristluse ajaloos on see, mis juhtub Korneliuse kojas. Ja ma ei hakka siin nendesse detailidesse laskuma, kuigi mul meeldiks. See on juttu sellest apostlite tegude 10. peatükis. Me teame, et ingel ilmub sellele mehele Kornelius. Kornelius on Rooma väesalga ülem seal Kaisareal linnas. Ja erinevalt lihtsalt tüüpilisest roomlasest ei ole ta mitte Rooma jumalate usku, vaid ta on pöördunud juudi usku. Ta on jumalakartlik mees. Ja mitte lihtsalt jumalakartlik mees, aga ta on palvetaja mees. Ja huvitav, et ingel tuleb palvetama mehe juurde. Ta näeb inglit nägemuses palve ajal. Nii et sõbrad, palve on alati eelnenud Jumala vägevatele külastustele siin maa peal. Mida tegid need 120 seal ülemises toas, need 10 päeva, piibelid, nad olid ühes koos, üks sõna iseloomustab seda palves. Amen. Ja sa leiad seda läbi teiste ärkamiste ajaloos. Ja ingel ütleb Korneliusele põhjuse, miks ta on tulnud. Ta ütleb, sinu annid ja sinu palved on tõusnud sind meelde tuletama. Nüüd, kui sa arvad, et palved, mida sa oled palunud, ei ole veel juhtunud, on Jumalal nagu 2 silma vahele jäänud. Ingel ütleb, ei, sa oled palvemees. Ja mitte ainult, et oli läbi elanud ühe isikliku muutuse, ilmselgelt ta palus, et see reformatsioon, see vaimukülastus, see, mis toimus tema südames, laieneks tema perele, tema sõpradele, tema tuttavatele. See ei ole mitte lihtsalt niisama, et see kõik siin juhtub. Ja see on huvitav, et kui Kornelius saadab siis ingli sõnumi peale oma paar mees sinna Joppesse või Jahvasse, tänapäeva nimega Peetruse järgi. Huvitav, see on ingel teadis, kus Peetrus on, teadis, et ta on selles ja selles linnas, teadis, kelle juures ta peatub, nahku Tiimur, ja teadis, kus see maja on, et see on mererannas, ta oleks võinud lisada miljoni vaatega, aga ta lisanud, aga ühesõnaga täpselt andis teada, kus kõik asjad on, nii et usu mind, Jumal teab sinu nime, teab su aadressi, teab, kus sa oled. Ja samal ajal, kui need mehed lähevad sinna Peetruse suunas, Korneliuse mehed, Jumal külastab ka Peetrust. Ja see on huvitav, mis hetkel, kui Peetrus läks katusele palvetama. Väga palju külastusi sa leiad palve ajal. Ülemises toas nad on palvetamas. Kui Jeesus palvetas, äkitselt ta muutus teistsuguseks. Nad nägid tema au, mäletad sa muutumise mäel. Ja? Paulus ütles, kui ma olin palves, äkitselt ma olin iseenest ära ja ma nägin teda. Ja Jeesus ütles talle mingid sõnumid, mis ta ütles. Nii et väga palju asju juhtub palves. Mina usun, et ärkamised jätkuvalt sünnivad palvekojas. Ütle üks amen selle peale. Ja me teame, et selle tulemusena Peetrus lõpuks läheb Korneliuse kotta ja leiab seal ühe näljase kamba inimesi, kes on kokku tulnud. Ja Peetrus kuulutab neile evangeeliumit, kuulutab neile Jeesusest. Nüüd need on paganad, kelle osas juudid arvasid, et need on igati mängust väljas, nendega pole mingit pistmist Jumalal. Ja ühtäkki, kui Peetrus kuulutab seal ja eelnevalt on kõik need nägemused ta saanud ja need asjad, mida Jumal kasutas, et valmistada ette Peetruse südant üldse seda sammu ette võtma. Aga äkitselt keset jutlust püha vaim langeb paganate peale. Ei mingit päästepalvet, ei mingit muud asja, lihtsalt keset jutlust äkitselt püha vaim langeb. Sõbrad, ma tahaks veel korra öelda. Annaks Jumal meile
seda, mis juhtus seal. Et keset meie jutlusi püha vaim langeb meie üle. Halleluuja. Ja piibel ütleb, nad said seal täis püha vaimu, hakkasid rääkima võõrastes keeltes Jumalat väga ülistama. Ja see sündmus seal muidugi oli üks väga suur murranguline pööre nii-öelda juudi paradigma mõttes, et paganad on ka vastu võetud lahus Moosese seadusest lihtsalt usu kaudu Kristusesse, Jeesusse. See oli juutide jaoks väga suur teoloogiline nihe ja pööre. Ja sealt edasi muidugi Kaisarea linnas tekib see paganate esimene kogudus. Ja sealt inspireerituna lähevad ka mitmed, kes Jeruusalemmast tagakiusamise läbi sattusid Antiochiasse, kõnelesid seal kreeklastega, kes ei olnud samuti juudid, kes avanesid Jumalale. Ja me teame, et Paulus, Barnabas saadetakse Antiochiasse, ta läheb sinna, ta näeb seal Jumala armu, näeb, et midagi on Jumal teinud selles paigas, võtab siis Pauluse ja nad õpetavad seda rahvast. Ja siis sellest Antiochiast, jällegi, see on paganate linn ja see kogudus on paljud paganad seal, sellest saab missioonikeskus. Ja Paulus ise läkitatakse välja sellest samast linnast ja ta rajab kogudusi Väike-Aasias. Ja sõbrad, see on see põhjus, miks meie täna oleme siin. Seesama nihe, mis toimub seal Korneliuse kojas, on see, miks evangeelium ja üldse kristlus ei jäänud lihtsalt mingiks messiaanlikuks kohalikuks usuks, vaid see liikus üle kogu maailma. Ja läbi aastasadade on Jumal jätkuvalt külastanud erinevaid kohti, erinevaid maid, erinevaid linnu, erinevaid kogudusi. Walesis oli rahvuslik ärkamine. Nii vägev, et nad pidid isegi söekaevanduse ponid ringi treenima, sest ponid olid harjunud tegema liigutusi sõimusõnade peale. Nüüd kaevurid said päästetud ja enam ei sõimanud ja ponid ei teadnud, mida teha. Nad pidid isegi ponid ümber treenima. Ma ütlen sulle, see on tõeline ärkamine. Azusa tänaval oli üks kohalik ärkamine, mis muuseas ei toimunud üheski koguduses, aga toimus ühes vanas hobuse tallis. Ma loen teile mõningad imed, mis juhtusid Azusa tänaval ja siis me lõpetame. Üks mees nimega Bill Brown tundis, et tal on eriline võidmine palvetada silmaprobleemide eest. Ta palvetas üle 50 pimeda eest, kes said nägema. Kui tema, kes küsiti, et milline oli kõige märkimisväärsem ime, mida sa oled näinud, siis ta ütles, et üks naine tuli minu juurde ja ta oli pime ja tal ei olnud silmavalged puudusid. Ja ta ütles, miks ma seda imet mäletan, on see, kui ma usupalve tema eest palusin, siis naine karjatas, kui ta nägema hakkas. Sellepärast on mul see hästi meeles. Hiljem see mees oli ise juba vanade kodus ja sinnagi toodi üks pime, et ta palvetaks tema eest ja esimene asi, mis see Brown tegi, võttis selle pimeda kepi, tead, see on spetsiifiline kepp, eks ole, lõi selle vastu põlvepuruks, siis võttis tema silmade eest tumedad prillid ära selle inimesel ja siis palvetas usupalve ja inimene hakkas nägema. Selliseid asju juhtus seal kogu aeg. Seesama vend Brown palvetas ühe halvatud mehe pärast, kus oli halvatud vasakult poolt, üksnes tema vasak silm ja vasak ninasõõre töötasid, kõik muu oli halvatud. Kui nad palusid tema eest usupalve, siis see mees, öeldakse, et tema luud ja luud hakkasid praksuma ja paukuma ja siis ta ajas ennast sirgu, tõusis püsti ja peatselt tantsis koos teistega. Puuduvad kehaosad kasvas tagasi. Ühel mehel oli puujalg ja kui ta selle puujala ära võttis, nad ütlesid talle, võta see puujalg ära, muidu Jumal ei saa sulle uut jalga anda. Hakkas see raksumisega ja paukumisega seal koha peal kasvama, kõik nägid seda. Need on dokumenteeritud imed, erinevad inimesed on neid kirja pannud. Paljud, kes olid terve elu kurdid, said esimest korda kuulma seal. Üks mees, kellel oli Parkinsoni tõbi, põdenud seda pikka aega värises nii palju, et ta ei saanud isegi ta pidi ratastoolist toodama sinna koosolekule.
ja kui oli palvetatud usupalve selle mehe üle ja muuseas, Azusa tänava ustlikud selles mõttes ei palunud, et Jumal võtaks ühe haiguse ära. Nad palvetasid küll, aga siis nad adresseerisid neid haigusi, ütlesid, Jeesuse nimel lahku. Nad käskisid. Nad kasutasid ustlikku meelevalda. Lihtsalt see on, kuidas nad seda tegid. Ja kui selle mehe pärast oli palvetatud, siis ta hüppas toolist välja ja tantsis koos teistega. Sest rahvas tantsis seal. Ühel korral oli niimoodi, et putukad olid hävitamas kellegi vilja. Ja siis kogu ustlikute kamp marssisid ustlikud sinna põllu äärde ja kuulutasid autoriteediga Jumala sõna putukate üle ja putukad jäid viljast eemale. Kalapauliselt minu jaoks 24 inimest said tervendatud Downi sündroomist. Ühel naisel oli 15 sentimeetri läbimõõduga tuumor. Kui inimesed talle käed peale panid, hakkas tuumor silmapilkselt kokku kuivama. Ühel grupil inimestel oli reumaatiline artriit peale palvet. Nende luud hakkasid raksuma. Tundub, et see raksumine oli põhiasi seal Azusa tänaval ja nende käed ja jalad läksid tagasi sirgeks. Üks mees, kelle nägu sarnanes elevandi omaga. Siuke kirjeldus on. Tema alumene näopool rippus allapool rindkere piiri peale palvet, hakkasid juhtuma tema näos otsekohe. Hiljem oli see mees haruldaselt kena väljanägemisega mees. Nii et Jumala väge võis tunda seal juba hoonest väljaspool. Inimesed tulid kohale ja said ristitud püha vaimuga, hakkasid rääkima võõrastes keeltes, sellised asjad juhtusid selles paigas. Ja sõbrad, mina usun, et see sama Jumal tegutseb jätkuvalt täna meie keskel. Tegutseb meie seas ja tahab jätkuvalt välja valada püha vaimu siin Eestis, püha vaimu väljavalamist igas linnas. Ja mida see tähendab meie jaoks, ja ma võtan kokku ja lõpetades nõnda. Number 1 on see, et Jumal jätkuvalt reageerib näljastele südametele. Näljastele südametele. Amen. Ta ei valinud uhket kirikhoonet, vaid vana hobuse talli ja tegi seda läbi Siimuri ja Azusa tänaval. Teiseks, see kogemus, mis juhtus 4 pühipäeval, mis on juhtunud läbi erinevate aegade, erinevates kohtades ja on mõeldud ainult ühe põlvkonna jaoks. Peetrus ütles teie ja teie laste päralt on see tõotus. Ehk, kui kuskil teises põlvkonnas on üks kamp näljaseid inimesi, kes hakkavad ootama Jumalat ja otsima tema palet ja palvetavad, ta ütleb, ma valan jätkuvalt välja oma vaimu selle tunnil ja ajal. Ja Piibel ütleb meile samuti, et meil tuleks järgida nende inimeste usku, kes meie eel on käinud. Ehk võtta neid eeskujuks, nende pühendumist, nende Jumala otsimist. Ja enne ärkamist alati toimus tuline palve, oli siuke alandlikkus, pühitsuselu, vaimulik nälg ja usk. Ja selle vaimuväe vabastamiseks oli tihti oluline sõna kuulmine. Sest teinekord olid väga veidrad instruktsioonid, mida Jumal andis selleks, et imed juhtuksid. Jeesus ütles, mene Siiloa tiigi juurde pimedale. Kuule, ma olen pime, mis ma pean kuskil kaugele minema kobama. Või ükskord ta sülitas silma. Jeesus ise sülitas ühele pimedale mehele silma. Ükskord tegi muda ja võidis selle mudaga silmi. Need on, mida sa kutsud, veidrad instruktsioonid. Ma tean ühte evangelisti, kes kutsus ette kõik inimesed, kellel oli alaseljaga probleem ja lasi nad ette tulla ritta ja siis ütles, nüüd heike kõik kõhuli. Ja need olid kõik mehed muuseas. Ja siis ta lihtsalt jooksis, võttis kingad ära ja jooksis pallijalu kõigi nende alaselgadest üle. Niimoodi edasi ja tagasi. Ja iga üksik nendest sai terveks. Halleluuja. Tead, vahet pole. Kui tulemus on nii hea, siis ma olen valmis tegema ka seda, mis teinekord tundub veider. Aga üks mees, Frank Bartelmann, kes oli Azusa tänava ajakirja väljaandja, luges sellest ärkamisest Walesi rahvuses ja siis ta kirjutas Evan Robertsile, kes oli üks selline juht selles Walesi ärkamises. 1905 aasta, enne kui see Azusa tänava ärkamine iial juhtus. Ja palus palvet Ameerika rahvuse pärast ja küsis ka nõu, et mida meil tuleks teha. Ja Evan Roberts kirjutas talle vastu ja ütles 4 asja, ütles niimoodi. Kõigepealt number 1, tooge kokku inimesed, valmis täielikult pühenduma. Tooge need inimesed kokku. See oli mis ta ütles. Teiseks, palvetage ja oodake. Jälle seesama ootamine, mida meil on raske teinekord teha. Kolmandaks ütles, uskuge Jumala tõotustesse.
Usk loob selle atmosfääri, kus Jumal saab tegutseda. Jeesus ei saanud oma kodukohast teha vägevaid imesid, sest neil puudus usk temasse. Ja 4. ütles, see on nüüd huvitav, pidage igapäevaseid koosolekuid. Wow. Aga ma olen täheldanud seda, mille iganes ma olen olnud seotud või juhtinud ise mingisuguseid konverentse, kus on mitmed päevi asjad. Marika, sa mäletad, me tegime Pärnus suvekonverentse, talvekonverentse. Kui mitu päeva olime selle asja sees olnud, väga võimsad asjad hakkasid juhtuma. Üleloomulikud asjad leidsid aset. Sest sa kuidagi nagu ehitad selle peale ja see oli, mida Eman Roberts ütles ka Azusa sellele mehele, kes muidugi Azusat ei olnud veel juhtunud. Ja sõbrad, ma lõpetan selle sõnaga. Ma usun, et meil tuleks paluda seda, mida apostlid palusid pärast seda, kui nad olid tulnud sealt, kus ülemad olid neid taga kiusanud, keelanud, ähvardanud, et nad midagi ei kuulutaks. Ja piibel ütleb, kui nad kokku tulid, siis nad ütlesid, Jumal, kõige selle peale, anna meile julgust kuulutada sinu sõna, sirutades oma käed, imed, tunnustähed ja terveks saamised võiksid sündida. Ma olen võtnud selle oma palveks. Jumal, anna, siruta oma käsi, et imed, tunnustähed ja imed võiksid juhtuda, terveks saamised võiksid juhtuda sinu püha sulase Jeesuse nime läbi. Tead, kui sa teoloogiliselt pead vaidlusi, võib-olla sa saad kellegi nii-öelda kaasa mõtlema, aga kui üks ime sünnib, keegi ei saa vaielda sellega. Ja muidugi meie kõigi elud on imed. Ja sõbrad, see on minu julgustus teile täna hommikul siin. Enne kui üks rahvuslik ärkamine tuleb, alati hakkab see pihta isikliku ärkamisega. Nii et me kõik vajame isiklikku nelipühit. Isa taevas, las su püha vaim õhutada üles meie südamed selle hommikul siin. Ja sa võid tõusta, ole hea. Ja issand, kui sa andsid mitme tõestusmärgiga näha, et sa oled elav tol ajal, sa teed seda ka täna siin. Õhuta üles meie südamed, issand, ja me täname sind ka, et sel hommikul sa oled tõstnud meie usku, õhutanud meie nälga ja me ootame, issand, sinu ees ja täname sind selle eest, mida sina ka meie keskel teed, siin ja praegu ja siit edasi, Jeesuse nimel. Amen. Amen.